Nii, nüüd me oleme ERM-is, Eesti Rahva Muuseumis. Te tulite siia Soomest. Ja me näeme, et järgmine aasta ootab meid Soomes ees Esto. Et kui kaua te olete Eesti kultuuri Soomes nüüd edendanud? Seda on päris raske öelda niimoodi aastaarvuliselt, et olen elanud Soomes peaaegu 5 aastat ja minu abikaasa on 12 aastat elanud. Aga kuna olen õpetaja ja sellise optimistliku ellusuhtumisega ja Eestit armastav inimene, siis Pori linnas hakkasin õpetama eesti lastele emakeelt 2 tundi nädalas ja lõime koos kohalike Pori eestlastega ka Eesti klubi. Alguses käisime koos kord nädalas, meid oli tõesti palju, lapsed, emad, isad ja samas ka üksikud inimesed, kõik olid oodatud. Hiljem jäi siis 1 kord kuus laupäeviti. Ja mul on väga hea meel öelda, et mind on saatnud ja hoidnud saatus, et rahvuskaaslaste programm rahastas ka siis projekte, millega siis lasteringid said toimida kõik need 4 aastat. Aga nüüd on 4 aastat tehtud, mida te praegu edasi teete? Praegu elame me Tamperes ja kuulun siis Tampere Eesti klubi ridadesse ja ka Pirkanmaa Tuglasse seltsi ja otsustasime, et nii suur üritus nagu Esto, mis siis algab Helsingist järgmisel aastal, et ka seal siis koos oma tütrega oleme tegutsemas noorte toimkonnas. Mida te peate oluliseks? Mida peaks tegema, et nii lähedal nagu on Soome, et seal eestlus oleks omal viisil küll eestlus, aga ka veel natukene Soome eestlus? Mis on kõige olulisem? See on hästi raske küsimus ja see on huvitav küsimus. Et ma just hetk tagasi rääkisin Valter Haameriga sellest, et me läheme nagu teema globaalsusesse, mis on globaalne eestlane, Soome eestlane. Me oleme nii lähedal tegelikult. Tamperest sõidad 2 tundi Helsingisse, Helsingist 2 tundi oled Tallinnas ja 2 tundi veel oled Tartus. Et mul on nagu 2 kodu ja ma tean seda teadlikult hetkel. Aga kuidas eestlust hoida, see sõltub, mina julgeksin öelda pereemadest ja just emadest. Sest ema on see, kes hoiab oma kodutraditsiooni. Ema on see, kes loeb ette muinasjutte eesti keeles. Ema on see, kes suunab ehk rohkem, aga muidugi pered, kõik algab peredest. Ja kui pere tahab ja otsib võimaluse, siis Soome riik on küll see hea riik, mis võimaldab siis 2 tundi tasuta eesti keele õpet. Ma olen alati öelnud, et tulge palun kõik. Eesti keele õpetajad ootavad teid ja neid õpetajaid on Soomes väga palju. Ja kui just õpetajat ei ole, siis saab ka lihtsalt üks emakeelt oskav inimene võtta kokku 4 last. See sõltub küll, millises maakonnas sa elad, aga 4 last on siis see norm, kus siis on võimalik avada rühm ja on võimalik rääkida eesti keeles, et see õpetamine on hoopis teine kui Eesti koolis, aga see on kindlasti midagi või mitte midagi. Kui palju teid on siis kokku selles seltsis? Kui me räägime Pori seltsist, siis aktiivsed on kõik need, kes tantsivad rahva või siis õigemini folkrühmas vingerbussid, 20-25 inimest, aga jõulupeod on meil olnud 70 inimest, 40 viimastel aastatel ja tahan ära märkida ka siis Poris Telja kirikus toimuva emadepäeva, mis on ka selline 4-aastane traditsioon, sellel aastal oli 5. aasta, kus on koostöös selle Telja kirikuga eestikeelne õnnistamine, emade õnnistamine, laste poolt väikene kontsert ja kohvilaud, kus me laulame eestikeelseid laule. Mis järgmine aasta siis tähendab Soome eestlastele Esto? Ma arvan, et lühidalt võikski öelda, et see on enese tutvustamine, kuidas eestlased Soomes elavad ja kuidas eestlased kokku hoiavad
kuidas eestlased saadavad kõiki Esto külalisi kenasti üle lahe Eesti. Ja ikka traditsioonilised asjad, mis siis Estodega alati on seotud, on noorteseminar ja on jumalateenistus ja on Esto pidu ja loomulikult siis laulame ja tantsime Senati väljakul. Eesti Vabariigi president ka lubas tulla. Hetkel ma ei oska rohkem vist midagi. Aitäh. Tore! Ja. No.